väikesed pseudoprobleemid. Morti, lõpeta. Hello! Piu, pau. Oi, issand jumal, küll sa tuled minule sellise soenguga ja mulle see vlogend seda. Meil on kõik on nii must siin! Te ei kujuta ette, kui kole meil siin see kõik välja näeb sealt sõnu. Me tulime koju, meil on kõik asjad seal laiali. Peale selle me jooksime siit minema, meil olid asjad laiali. Fun fact, me lubasime, et me ei vlogi, aga mis Marti tegi? Ma lihtsalt käin neid klippe läbi, vaatan, kas üldse saab midagi siit. Näed, me läksime niisugusest tunnelist sisse ja vups, läks pimedaks ka. Issand jumal, ma ei saa aru, kus kohas sul see energia tuli. Ma pole nii ammu vlogid, mõtle kaameraga, pole rääkinud nii kaua ammu, tšau! Hello people, very nice to see you again. Totaalselt veider on jälle vlogida niimoodi, aga ma hakkan putru tegema, nii et in 3, 2, 1, vaatame, kuidas mu see puder välja tuli. Tada! Mis meil täna üldse veel plaanis on see, et täna on Tallinnas selline vahva üritus, Street Mirror Expo, not sponsored. Me lihtsalt oleme mõlemad väga nagu excited, et sinna minna. Nii et võtame teid endaga sinna kaasa ja vaatame, mis seal lahedat on. Kas sa oled enne käinud seal või? Ei. Ma ka ei ole enne käinud. See on siis selline tattoo convention. Palju rohkemat ei tea. Ehk siis näis, kui me kohale lähme. Nüüd sul lõpuks minu ka kaamera ette tulla, sellepärast et ma olen saanud endale mütsi pähe ja prillid ette, nii et nüüd ei näe minu ausad silmi ja ma olen natukenegi rohkem presentable, sest et kui sa elad selliseid tüdrukuga koos, kes näeb kogu aeg nii ilus välja. Mis sa saad? Vaata poisid, kui te teete komplimente, on ja arvestage sellega, et tüdrukud ei saa mitte kunagi sellest aru, kui sa teete neile komplimendi. Aitäh, et ma kogu aeg ilus välja näen sinu arvates. Minu arvates see vastab tõele, aga aitäh. Palun. Läheme nüüd sees, me oleme siin, mis me teeme siin. Mina olen nii palju sõpru näinud juba. Oot, kus sa lähed nüüd? Läheme ostame sulle masina, nüüd hakkad iPadis joonistad valmis asjad ja nüüd hakkad mulle iga õhtu seal tegema neid. Ainult 660 eurot. Ainult 660 eurot. See näeks väga õudne välja, kui mina siin hakkaks tätoveerima. Ma lükkaks liiga sügavale selle nõela raudselt. Nii vihane minu peale? Ei, nagu kogemata. Tööd oleks ka igal peal soovi, saaks tööle minna ja saaks paar YouTube'i panna kõrvale, on ju. Saaks nüüd joonistada terve elu. Väidetavalt see poiss pidi nägema välja täpselt nagu mina külje pealt. Pööranud ümber, kas see on mina või? Ei ole ju? No pigem ei. No peaaegu nagu. Vahest teiega pigem jaa. Pigem jah. Ükskõik kuhu me läheme, me alati lõpetame Vantsi juures. Liina tahtis, et me võtaksime matchivad sellised endale seekord. Kujutate mind ette südametega või? Mina küll kujutan. Ei nagu, selles mõttes nagu pigem mitte. Liina lendas nüüd Google'i mingisse virtuaalreaalsusesse sisse, ta on täiesti kadunud. Kohe näeme, kui hästi või halvasti ta oma biiti tajub siin. Ära lükka mind, ma ei saa mitte üldse aru, ma ei näe midagi. Ära tee, Marti! A few moments later. Ja, piu, ma ei saa midagi teha. Mega lahe, ma arvan, et meil peaks kodus ka selline asi olema. Keegi tegi meist pilti ja ma ei saanud aru, et ma mängisin jälle, mul tuli igalt poolt kõik välja ja nüüd ma nägin välja selline välja. Igal juhul, mis ma tegelikult tahtsin öelda, mis on vahva olukord on see, et nimelt mul on tuusad juuksed, on ju, ja peale selle Liina ei teinud endale tätoveeringut, aga infonuppul on küsitlus, mis te arvate, kas me peaksime tegema GoFundMe ja Liinal ostma siis kõik üheskoos selle tätoveerimise selle pliiatsi. See oleks väga bad idea nagu. Ja, kes tahab, tehke Liinale GoFundMe või mis ongi see Rajaleid ja mis iganes. Rajaleid on hoopis teine asi, Marti, sul on ikka nagu väga... No põhimõtteliselt sama asi, lihtsalt kogutakse raha selleks, et keegi saaks midagi teha. Ma ei taha teha, mida sa teed? Igal juhul ma ei teagi, mis me nüüd teeme. Meil on vabam käik, me ei viitsi kodus veel tegutseda, teha meid töös, siis me tuleme väljas, naudime seda ilma nii palju, kui ta on. Lehed on juba, vaadake, millised krabisevad ja värki siin maas. Nats veider hakkab nagu. Ma ütlesin, sa ei taha mind tagasi sellise, nagu ma olen puhanud. See on hoopis teine Marti, on ju? On ju, see on hoopis teine Marti. Küll ja mina olen ülisloo veel. Tulnud inimene, Liina on nii suureks kasvanud, et ta ei taha enam lahti lasta selleks, et olla midagi natukene järgilisemad kui minas. Mul on nii hea tuju. Mul on hea tuju, sest me vlogime jälle. Mul on nii igatsenud sellest, et ma räägin kellegiga. Ma ei taha rääkida seda. Ma olen nii igatsenud seda, et ma räägin. Aga mulle meeldib kaamerasse rääkida, sest ma olen niisugune inimene, kes... Ma räägin kaamera on ikka prioriteet number 1, on ju. Natukene hea. Marti! Saad sa aru? Piletikontrolli järjekorras. Üks naine trügis vahele. Ma lähen mega tilti alati, kui inimesed lihtsalt trügivad kuskil. Saad aru, sul oli oodata 2 inimest, sa lihtsalt pidid tulema meie ette. Ma ei tea, üks hetk ma lihtsalt lähen nii trigerdan niimoodi ära, et ma tõmban släppin silliks kellegi. Lähme nüüd. Oota, ma ei ole jõudnud rääkidagi, et mida me vaatama tulime. Otsing. Not sponsored. See oli nagu ainuke film, mis meil praegust hetkel kätte sattus, nii et lähmegi vaatame seda. Papa. I'm Margot. I'm 15. Student.
See meenutab mulle täpselt nagu meie, vaata kas see lens on must või? Kas see rekib? Soo mind nendega, stopp! Oota! Igal juhul filmist rääkides, Holy Mother of God. Välja tulles minu esimene mõte oli see, et see on vist selle suve parim film, aga kui ma hakkasin järgi mõtlema, siis ma avastasin, et tegelikult ikkagi ei ole. Ta on kõige erilisem film üle tükk aja, mida ma olen näinud. See on siis tehtud kõik niimoodi, et nagu läbi selle nii-öelda arvutikuvari või nii-öelda turvakaamerate ja kõigest selle filmitud. Täiesti teine perspektiiv oli filmile. Ja, või no, ütleme, et vaata ennem on olnud ka vaata selliseid filme nagu näiteks Unfriended. Ma ei julgenud seda vaatama minna. Ma käisin vaatamas seda, see on see, kus see vend pani endal käe blendrisse, see oli suht nästi. Aga see oli ka enam-vähem sama kalibriga, kas see oli poole film. See film, see oli kogu aeg nagu intens. Mõtlesin ka, et ma olen nüüd treilerist kõike näinud. Ütleksin minu puhul, ma ütleks isegi 90-st. Ma ütleksin ka, ma panen isegi 9,5 sellepärast, et see oli nagu, see oli kogu aeg nii kaasa haaratud sellesse. Me peame ühe korra veel ütlema, et see vlog ei ole mitte kusagilt otsa sponsoreeritud. Meie ise, et see on teie poolt meile sponsoreeritud. Tulge meiega tattoo conventionile kaasa. Tulge meiega kinno kaasa. Me teeme kõik, kes me tahame. This is what we do, we love. Meile meeldib kinod, me tahame rohkem tuleks kinost anda nagu teile tagasi, et mis film meile meeldivad. Loomulikult, hea asi, aidake meid ka, meile kogu aeg struggleme, mis filme vaatama minna. Sest et ma olen hästi selline skeptiline inimene ja ma võin tõusta püsti poole kino pealt ja jalutada minema, kui mulle filme meeldib. Tead, mis mina arvan, mis me siin lõpus peaksime tegema? No, teeme seda teine vlog. Olen haaranud oma kohvi kätte ja nüüd lähebki siis siin hommikule vastu küll mitte midagi erilist, täna on pühapäev, nii et pühapäevaga tuleb kaasa üks kohustus mulle, kuna tulevad külla Liina vanemad. Liina siin uhkelt pakkus neile välja, et Morti teeb pannkooke, kui te tulete. Teate, miks ta seda loomulikult ütles seda, sest ta ise tahab neid pannkooke saada, sest ma väga tihti neid ei ole valmis tegema, aga tuleb minna poodi osta mõned vajalikud vahendid selleks, et loomulikult seda pannkooke saaks teha. Ja üks asi, mis meil jäi rooduselt ostmata, siis Sofi kink. Noh, juba palju parem, siin nüüd kurristusasjad käivad ja ainult köök on selline laga ja meie bonsai kuu. Vaata, sa võid oodata. Okei. Martin, mis su juustele Oot. Jaa, tära ei fokusseerinud praegu. Ootad, et midagi oleks sulle, jah? Ma sain otsa. Said otsa, miks sa otsa said? Kassi üle. Kas ma annan Sofile kätte esimesele? Ta juba tahtis sabastust. Sofi, näevad, selle teeb minu julge. Tšuk. Noh, saad, saidki kätte. Me räägime alati ju sellist asjast nagu, kas tahate isavada või? Ei taha. Isa minek. Ei, mina ei taha. Okei, anna siia. See on sellepärast, siis te saate kogu aeg näha. Ma tean, mis see on, ma juba tunnen. Nii, nüüd blurriga. Vaadake, kui fancy't Liina riides on. Vaata, kui fancy noort tütar. Mul on bluus seljas, mul on bluus. Marti, sa valmistad mulle piinlikkust. Vaata, kui fancy. Very nice. Selle Kreekast. Very nice classes. Ma olen pime. Mina saan täna minna muideks kõrvalistuma. Siin olema on väga lihtne, nimelt välime siis Roodosel ja ma ütlesin Liinale, kuule, mu sõber laseb mingi üks loo välja. Liina kuulis, see oli sellest väga ekstaasis, kohe küsis, kes ta on, kirjutas talle, ütles, et väga vinge lugu on. Ja siis Liina sai kutse sinna. Seal mina lähen Liina +1 sinna. Liina, kui sa nüüd vaatad seda ära baaseks sa, et ma sulle niimoodi sinuga seda sihukese kommentaari tegin, sa sulle tavaliselt saad. Miks ma kohvi ei saa? Tere! Tšau! Just jõudsin, tead. Sa oled nii nahal. Nüüd hakkab YouTube videot, sul tuleb singli üles, ütled sul tagid pod. Professionaalne kreativism läheb välja igal ajahetkel mul. Sorry, I'm so sorry. Sina... Ei, seda ei tohi võtta. Ennast võid vaadata, vaata. Samale läks videoga laivi. Nüüd on selline olukord, kus meie parkimiskoha peal istub selline auto siin. Ma olen nüüd natukene pahane. Me ütleme väga pahane, sest et me maksame selle parkimiskoha eest siin igakuiselt. See ei ole üldse väike summa. Ja nüüd, kui me tahame parkida oma autot ära meie kohale, kui sa pargid kellegi teise kohale, võiksid jätta väikse märke ka, et siin on minu number. Kui sa oled külastamas kedagi või ükskõik, see on okei. Et ma helistan, ütled, palun pargi ennast ära. Meie peame panema vist välja parkima, mis on tasuline. Nagu väga tasuline, sest me oleme täpselt selle vahva Tallinna ala peal, kus on nagu väga kallis parkimine.
Mistõttu siit selliste vahvate meeleoludega me lõpetame vlogi. Tegelikult oli väga tore Egerti uus lugu. Selle leiate alt descriptionist ka. Me ilmselt paneme korraks ta lõpus ja mängime ka, et natuke seda chillimaks seda vibe. See oli tõesti chillim. Ma olen nii pahane lihtsalt. Ma lihtsalt saad aru, ma tulin autost välja. Mul oli nagu itsest väga tagasi, et ma jalaga ei läheks seda autot. Ma olen lihtsalt põhimõtetega inimene. Igatahes siit kohalt lõpetame meie vlogi ära. Ma loodan, et teile meeldis see vlog. It's good to be back. Ja tegelikult need on väiksed pseudoprobleemid. Marti, lõpeta ära, Marti. We love you all very, very many. Ja kui te tahate näha järgmisel nädalal... Meil kõigepealt mingi kuulake podcasti, me tahaks seda nüüd minna salvestama, aga kurat küll. Kurat, Toyota. Kuulake podcasti ja me armastame teid väga palju. Bye! Nobody can tell me the beauty of life, love in the world.